Supercross on jõudnud oma 29. hooajani, mis see aasta teistmoodi on? Noh, see aasta Supercrossile lisandus veel rallisprint. Mis selle muudatuse põhjus on ja kuidas see on käima läinud? Algusel, mis põhjus oli kuidagi sõitjaid jäid väheks. Aga nagu tänane päev näitab, et ka Supercrossi sõitjad on juurde tulnud ja vanad sõitjad, kes on siin võib-olla 5-10 aastat tagasi sõitnud, on täna rajal. Ja kuidas rallisprint käima läinud, väga nagu täna juba numbritest näha. Üle 60 osaleja järelikult on huvi. No, ja kokku on siis osalejaid umbes 100 ringis, eks ole, oleme õieti arvutanud. On, üle 100. Kui nüüd rääkida sellest hooajast, et Supercrossi üks eripära on, et võisteldakse erinevatel teekatetel. On talvised sõidud, on asfaldisõidud, on kruusasõidud. Et talvised sõidud, ma saan aru, et asendusid asfaldiga, eks. Aga mis nüüd edasi saab? No nüüd täna peaks nagu crossi sõit olema. Ja ütleme nüüd järgmine juunikuu sõit on ka crossi sõit. Ja on Pärnu ringrajal. Ja siis tuleb 2 ringraja sõitu. Ringraja sõitudel ma saan aru, et lisaks Supercrossi sõitjatele on stardis ka vanad vormelid ja kas mõni klass veel? Jah, on Eesti meistrivõistlused, no kuidas öelda, vanadele vormelitele, Estonia vormelitele ja kui nüüd asjad lubavad, siis on ka Volgad ja Ladat alati meiega koos sõitnud, lätlased. Alustaks sellest, et sa vist võtsid tänasest päevast kõik, mis võtta on, et kõigepealt võitsid sprindi ja siis crossid hakka järgi. Räägi see päev enda vaatest nagu lahti. Päev hakkas vara siis sprindisõitudega, kus sprindis siis oli nõutud tänavasõidurehvid ja hommikul esimene voor oli pisut natuke libe, et autoga pisut keerulisem. Teiseks vooruks oli juba hea pidamine ja see sobis autole hästi. Ja siis oli juba 2 vooru see võidetud ja siis kolmandasse ei olnud enam vaja minna. No crossi ajaks oli juba rada muutunud üsna auklikuks. Kui keeruliseks see olukorra tegi finaalis? Eks finaalis juba oli ikka kohati oli natuke päris hull, et ei hulgenud enam täiega läbi sõita, et eriti viimastel ringil. Kogu aeg jälgisin peeg, kui kaugel konkurendid on, et sain rahulikult võtta, et autot säästa. Kui oluline oli finaalis jokkeri taktika? Taktika, ma usun, et tegelikult oli päris oluline, et tähtis oli, et just tagaveoliste taha kinni jääks ja kuna olid ka kerged jahutuse probleemid, siis oli tähtis, et teise auto taga oleks temperatuuriga kõrgeks läinud, aga suutsin seda vältida ja kiirelt mööda sõita ja siis õnnestus. Päev algas üllatavalt hästi, sest hooaja alguses saime uue kaardi ehitatud ja täpselt ei teadnud, kuidas see vastu peab sellistele tingimustele, nagu see Laitse siin loonud on. Treeningsõidus olin teine sõitja aja poolest ja mõlemad kvalifikatsioonid õnnestus võita. Ajaliselt küll kaotasin, kiiremat ringi aegasi ei saanud, aga positsioon oli esimene. Finaalsõit, rada oli ikkagi nii palju muutunud võrreldes kvalifikatsioonidega, et nagu oleks uue raja peal. Ja mis ma ikka oskan öelda, et päev läks minu arust korda, kõik läks plaanipäraselt, kart jäi õhtu lõpuks terveks ja see ongi kõige tähtsam, et ise olen terve, kart on terve ja kui on saadud veel kindlustatud positsioon poodiumil, siis on ju kõik super hästi. Päev oli tõsiselt pikk tõesti, päev algas sprintidega, ajaga veits hilines, aga pole hullu. Peale seda tulid Supercrossi sõidud ja mis läks päris hästi mul. Noorteklassis esimene koht. Kokkuvõtteks väga hea päev. Alguses peale nagu ei olnud midagi seal eriti. Rehvidega ka vahetasime kohe peale ja sõitu, nagu teised rehvid panime peale, siis hakkas nagu parem nagu sujuma. See asi nagu finaaliga olen rahul. Kuidas rada muutus vist päris palju, oli selliseid üllatusmomente ka? Oli jää juba, rada on terve päev juba sõidetud, nagu juba augud juba ja siis sellised asjad. Ja noh, mis teha.
kõikidel on sama. Päev algas väga hästi, kvalifikatsioonis võitsin, esimene eelsõit olin ka esimene ja nüüd finaalis väike äpardus oli siin esimese stardikurvis, aga lõpetasin ikka esimesena, jah. No peale sellist pingelist finaali auto näeb välja nagu uus, et kuidas sul õnnestus nagu seda niimoodi taktikaliselt ennast nagu eemale hoida erinevatest kokkupõrgetest? Ma ei oska öelda, väikse mütsaka on siia ette saanud, aga mitte midagi hullu. No auto, millega sa sõitsid, on siin kindlasti kõige praktilisem võidusõiduauto, aga millised on tema teised voorused? Ütleme nii, jah, et teised voorused, ütleme, ta on selline stabiilne. Hästi stabiilne auto, et eks ta on muidugi kaalut, on ta raske, et selle koha pealt nagu siin on kindlasti nagu kergemad need nii-öelda kaasvõistlejate autod, et aga jah, üllatavalt stabiilne, et ma pole niisuguse suure masinaga pole nii-öelda, parem polegi nagu sõitnud, et eks ta niisugune jah, vähe sõita siis, aga tundub, et nagu kõik klapib, Mazda RX-8 on kruusasprindil või sellisel poolkruusasprindil kindlasti kõige eksootilisem auto, et kuidas see mõte sündis üldse sellise autoga siia võistlema tulla? No mõte idanes ammu juba, aga just tuli kilometride pärast sai vaadatud seda, et jah, BM-id tundus nagu lahjad olevat nüüd väiksemad ja siis kuna nendel hind ei ole väga hull, siis saigi Saksamaalt üks selline toodud siin aasta algule. Et jah, enda kogenematuse mõtlesin siis auto headusega tasa teha.